üks luuletus, mis torkab väga silma, mille pealkiri on Mina sain alles täna seda teada. Ma loen selle algusotsa ette, kogu see luuletuse sinna vastandamine, et on idüll ja siis on järsku šokk. Keegi tuli kannikesed juustes, üle märja tähekirju tee. Keegi tuli kannikesed juustes, kuuend peseb asfalt mustas vees. Aga mina sain täna teada, et minu ja Marika isa sõdisid teineteise vastu. Mina sain alles täna seda teada. Selline luuletus sünnib küsima küll, kuidas selline luuletus sündis, et kas selline Marika oli tegelikult ka olemas? Oli olemas minu pinginaaber, jah, tal nimi oli Helve ja see oli jah selline šokk küll, aga sa nokkisid väga huvitavalt selle luuletuse välja. Kui juba kogu oli enam-vähem olemas, siis äkki sain kirja Oskar Kruusilt, et nüüd oleks vaja ühte ühiskondlikult kõlavamat luuletust. Üks hetk sul üks ämblik seal kaela peal? KGB oli see, ma tean, nad saatsid see. Lutikaid enam ei kasuta, nüüd on ämblikud. Nii, said kirja siis Oskar Kruusilt, et vaja... Oleks vaja niisugust sotsiaalse sisuga lugu niisugust, jah. Seal on siiski üks teine luuletus, ta on väsinud koju kord tulla oma tõsiselt ilusalt töölt. 2 niisugust, mis ma olin siiski kooli ajal kirjutanud, sest et mõtlesin, et pakun need välja. Mul on ju puhtalt, need on ikka niisugust lapsemeelsed loodusluuletused kõik ja mida ka muidugi kuri kriitika kohe ära märkis. Uno Lahelt sain nii, et nutsin, mis hirmus. Ma mäletan, et ma ütlesin Viivi ja Jaan Paavle ja Viidingu Juss, kes olime Pegassis ja mõtlesin, et võtan isa selle sama see Belgia püssi ja lasen selle Uno Lahe maa. Ja selle peale ütles Viidingu Juss, et kuule, et sina oled oma mingisuguse selle jahipüssiga, et selle ajaga on see KGB-snik su juba ammu sõelapõhjaks teinud oma seltsimees Mauseriga. Aga jällegi ela kaua, möödus ma ei tea mitukümmend aastat, kohtume Kuku klubis, tuleb Uno Laht meie lauda, me istusime Raimuga seal, ütleb mulle Lelo, teate, kui te oleksite pärast seda kogu ilmumist ära surnud, te oleks kuulsaks saanud, et see on niisugune omapärane täiesti, niisugune looduspuhas kogu. Mul vajus suulat, et miks ma ära surnud, eks ole, 18-aastaselt või kuidas. Ja, no nagu Ilmi Kolla suri noorelt, et aga Kolla oli muide suur lits. Ja minul suulati veel üks kompliment, eks ole, et ma olen nagu Ilmi Kolla. Aga Raimo, kes oli niisuguse talupoegliku mõtlemisega, ütles talle selle peale, et teate, seltsimees Laht, kui teie oleks pärast oma Atlandi Eeringa kirjutamist ära surnud, ega see poleks sellest paremaks küll läinud. Nii et, aga ma mõtlesin, kas võtab Mauseri, ei võtnud ja kuidagi isegi sai asjast aru, nii et ta isegi jah, pärast kui see Taeva kogu ilmumist sai kuskilt telefoninumbri ja helistas Vanuigi ja õnnitles ja Maarja esikraamatu ilmumisel kiitis ja nii et täitsa, kui ma oleks usaldanud, siis hea mees oleks olnud või. Aga ma enam ei usaldanud, sest kui sa noores eas saad selle grammi hinge, see on väga sügaval ausalt öeldes. Seepärast ma tean, on väga raske noori inimesi arvustada. Siin on veel üks luuletus, mida võiks nimetada sinu puhul üheks enim tuntumaks luuletuseks. Oma laulu leiame üles, millest sai kohe ka pop-hitt. Ei, päris kohe ei saanud, ikka läks jah mõni aasta ja selle ma kirjutasingi, kui me olime rühmajuhtidena pioneerilaagris siin lähedal Ruilas Liivamägedes oli ja vaata, ma olen ju niisugune hommikuse unega, öökull või vähk või ööbik või siga või kuidas need jagatakse, et loomu poolest meeldib mulle öösel kaua üleval olla, tööd teha ja hommikul kaua magada. Kahjuks, aga inimene kasvab ümber, praegu enam ei ole. Aga siis, kui me olime seal laagris ja äratus oli, eks ole, kell 7 hommikul ja ma ei olnud nii ilusat loodust oma kodukandis veel näinud, kui ilus see oli, see kogu tõesti see udu ja kõik need
kuskil ilmselt oligi see kolhoosi kari kuskil kellad ja kõik. See oli, võttis hinge kinni, et no ma ei tea, kas ma päris kohe kirjutasin, aga igatahes see kuidagi tegi kurvaks ka samal ajal ja samal ajal kuidagi rõõmus. Noh, niisugune mingi kontakt selle olemisega oli nagu eriline ja noh, väga lihtne luuletus see ju on ju ikkagi ja siis, kui ma olin vist ülikoolis, jah, ma olin vist ikka juba teisel kursusel, kuulen äkki raadiost seda, et keegi on maha plagieerinud minu seda luuletust ja et täpselt, no enam-vähem sama, mul on täpselt sama, et no mis jama see on ja tuli välja, et see oli mingi võistluskontsert, tol ajal olid need aastalõpuvõistlused ja see laul sai vist ka 3. või 2., ma ei mäletagi koha ja siis selgus, et Valter Ojakaru meloodia ja isegi öeldi, et on minu tekst, aga noh, Valter on muidu, on vanakooli mees ja tema on alati nagu luba küsinud, aga ta ei leidnud mind üles, ma olin keskkooli lõpetanud, eks ole, neid nakke ja asju, neid alles hakkas tulema, internetti ei olnud, telefonist polnud lugu, aga me saime temaga väga headeks sõpradeks. Mäletan, ma sain isegi vist 30 rubla preemiat või midagi, see oli suur summa. Mis su esimene reaktsioon oli, kui Metsatöllu karvased mehed tulid ja palusid luba seda uuesti laulda? Palunud luba, jälle sa, no oi, sa räägid nii kaasaegset juttu. Aga nad olid jälle nii kenad, et nad saatsid pärast plaadi. Valter mulle helistas, küsis, et kas sa oled kuulnud, et üks uus bänd, noortebänd teeb lugu ja et mida sa ütled ja saatis vist, see oli juba ikkagi interneti ajal mingi lingi ja see oli lahe. Mul meeldis, ausalt, väga meeldis ja siiamaani meeldis. Üle vainude valenda vaur, vahulillede udune moodi. Igal ühel on südame laul, igal ühel on see ise moodi. Aastal 66 läksid Tartusse Eesti filoloogiat õppima. Tartu Ülikool oli siis täis sellist noorte luuletajate ärgast vaimu. Paul Eerik oli lõpetanud, Andres Hein oli lõpetanud, aga seal õppis neid noori luuletajaid üks paras ports, Toomas Liiv, Ingvar Luhaäär, Asta Põldmäe. Joel Sang tuli sinna ja no Lii Seppel oli enne Mindli, käis vahepeal Aserbaidžaanis Bakuus türgi keelt õppimas ja põnev seltskond oli, pluss ka veel ütleme Johnny Piisotam ja siis tema noorte luuletajate ringkond, kes parajasti ülikoolis ei olnud. John ise arvas, et noh, niikuinii KGB hoiab meil ka silma peal, aga noh, niisugust otsest pinnimist mina ei saanud tunda. Noh, tähendab, nagu takkajärgi selgus ikkagi ühe väga tubli KGB-lasega mul tegemist oli, kes nii kavalasti tuli minu juurde ja ütles, et Johnny P ja tema sõber Erik, kes ka laagritajust, aga jah, just nimelt, et soovitasid minu juurde tulla, et mul on kõige rohkem neid almanahe, mul olid Heesid ju ka ja Marm ja siis kõik need Kurekell ja muud, et tema tahab ka välja hakata andma. Ma ei mäletagi, ta tutvustas vist väga kiiresti oma nime ja ma ütlesin, näitasin, panin laua peale ja et no korraks vaatan ja siis vaatasin, ma ütlesin, et ma pean juba ära minema, ma ei mäleta, et kuidas, ma võin ju jääda siia lugema ja ma mõtlesin, et pagan küll, kuidas ma jätan oma tudengi korterisse täitsa jumala võõra poisi ja siukse. Aga ma võin siis homseni koju viia ja mõtlesin, no homseni siis olgu ja nii ta läks. Nii et ma arvan, et need on praegu KGB arhiivis kõik olemas. Johnny pärast sõitles tükk aega. Oi, ja ma sain Johnny käest nii, et kuidas ma nii lapsik ja nii rumal ja muidugi noh, kui see viha üle läks, siis hakkas õpetama, et kuidas ma ütlen, et lihtsalt keegi on jätnud minu kätte või olen leidnud kuskilt. Aga noh, nali oli selles, et noh, lihtsalt KGB-l võib-olla oli vaja neid. Ma arvasin küll, et mind selle moega välja kutsutaks sellel talvel ja kutsutigi aga miilitsasse aga siis selgus, et hoopis kutsuti sellepärast, et minu Marja tänava seinakapist olid mingid vahele jäänud vargapoisid viinud ära hernepurgi ja tüki sinki. Hernepurk oli lahti tehtud, mõtlesin, et nad surevad, kui kuu aega seisnud konservherned, see oli haruldane sel ajal, need Grüne Erbsen, mingi purk. Et tuleb otsida 2 surnud varast. No jah, ma arvasin küll, aga ellu olid jäänud.
Tartu Ülikoolil ilmus üks tore ajaleht, see oli Tartu Ülikooli ajaleht, seal oli kohati täitsa asjalikku kultuurinurka. Ja nüüd siis lehe number 2. juunis 67, siin on keegi inimene, I. Sender, on kirjutanud nupu, kõrval sinu luuletus, Quasi una fabula. Tartu kirjanike majas toimus esmaspäeval Leelo Tungla uue värsikogu arutelu. Väga huvitava põhiretsensiooniga esines Aleksandr Suuman, kes analüüsis luulekogu plusse ja miinuseid. Seejärel vaeti luuletusi ühises vestlusringis. Võib olla just selle tõttu mööduski arutelu üsna rahulikus õhkkonnas, et enamik kohalviibijaist, neidki kahjuks vähevõitu, olid autori eakaaslased ja luuletustega juba varem tuttavad. Leiti, et pärast mõningast ümbertöötamist võib luuletuskogu trükis avaldada. Seda arutelu ma tõesti ei mäleta, eks seal võib-olla, jälle võis olla midagi niisugust, et ei ole küllalt sotsiaalset sisu või ma ei tea ka. Aga ma kirjutasin muide isegi ka följetone sinna ülikooli lehele, minu varjunimi oli LSD-tski. LSD-d saadakse tungalterast ja samal ajal Detski sobis mulle ka, nii et ma ei mäleta, ma ei julgeks neid vaadatagi enam, need võivad päris õudsed olla. Kirjandusloolane ikka vaatab. Aga huvitav on see, et aasta oli 67, jutuks oli justkui sinu järgmine luulekogu, aga see ilmus alles 7 aasta pärast. Mis siis juhtus? Ma ilmselt ei viinudki seda kirjastusse, ma ei tea. Ja ma viisin ta hiljem, palju hiljem. No eks tütar sündis, kolisid Tallinnas, tegemist oli niigi palju. Oli, elumuudatusi oli hästi palju, jah, ja kogu see. Ja Tallinnasse sisse elamine tagasi tulles oli mulle raske, ma olin Tartus nii kodunenud, Tartu oli nii vaimne ja niisugune oma linn ja Tallinn paistis siuke ärikate linn. Tead, see tartlastel on siiski natukene liiga närvid naha peal selle päälinna suhtes, et ma ei arva, et Tallinnas tartlastest nii halvasti mõeldaks. Muidugi on, minu ajal ka ülikoolis paljud oli neid, kes ütlesid, et kas sa laupäeval linna lähed, see linna minek tähendas Tallinna minekut ja midagi niisugust koha kätte näitamist, aga need oli vähe ja minu meelest on siiamaani Tartu ikkagi, ta on täiesti omaette fenomen ja ainuke asi, et kui sa oled juba ülikooli lõpetanud, siis on neid kohti vähe, kus sa töötada saad. Sinu ajal siis Tartus oligi nii, et suuri poetessi kutsuti ees nimepidi ja ikkagi. Ja et asju kirjutati, mitte luuletusi ja muidugi vahvad seltskonda ja vahvaid huvitavaid inimesi oli ka Tartus väga põnevaid. Annad, siin on ülikooli lõppu, isaga 72. Kui sul ilmus nüüd see teine luulekogu Õitsev kuristik, aasta oli 74, 20. sajand, sina olid juba ammu Tallinnas ja Põllumajandusakadeemias ilmus samuti ajaleht. 14. november 74, selles numbris kirjutab Tiit Merenäkk väga kurja arvustuse sinu luulekogust. Tsiteerin. Üldse näib mulle, et mitte ainult Leelo Tungal, vaid ka üks osa meie teistest noorpoetessidest on laskunud mingisse peenutsevasse niinimetatud romantismi renessanssi läbi kulla ja karra ja tolmu. Leelo Tungal oskab oma värssides enamasti vaid ahastada isikliku elu ja armastuse purunemise üle, mis on kahtlemata väga tõsine asi, kuid kui seda pakutakse lugeda pea üle 2-3 lehekülje, raamatus varitsetakse lugejat isikliku draamaga läbi kaduvuse, pudenemise ja lagunemise prisma, mis hakkab lõpuks häirima. Täitsa tore lugeda. No Tiit Merenäkk oli seal EPAs, oli see kirjanduselu keskne tegelane. Ma mäletan teda, pikk poiss siukene oli sellest samast, kui see kirjandusringide kokkutulek oli. Et võib-olla jäi mingi okas sealt sisse, ma ei tea. Tähendab, niisugune kurb asi, et mina ju ei teadnud üldse, et selle kasseti kogu avaldamise peal oli ju konkurss, ma kuulsin seda alles takka järgi. Mina sain teada, et võeti vastu, eks ole, aga seal taga oli kui palju inimesi, kes pärast tükk aega, mõnelt sain ma alles mõne aasta tagasi teada, et minu lapsemeelsed värsid ilmusid hoopis tema geniaalsete asjade asemel. Nii et see väike ilus sinine raamat tekitas väga palju vimma. Ma ei teadnud seda, jah.
no seal olid kandideerinud näiteks Ave Alavainu, siis Kalle Kurg ja neid oli päris palju Ja valiti välja Ingvar Luhaer, Leelo Tungal ja Jüri Tuulik. Kruus muidugi on olnud ka niisugune kummaline, tema ütles mulle, kui ma olin selle teise kogu puhul, kui ma vahepeal kirjutasin ju lasteraamatuid, tuli päris palju. Ja ta ütles, et teil on nii palju raamatuid ilmunud, miks te ei astu Kirjanike Liitu ja ma ütlesin, et kuidas sinna astutakse, et keegi pole kutsunud. Te käige, näidake ennast ja kuidas te ei ole, et miks seda vaja on. Nii et ma astusin Kirjanike Liitu. Magdalena oli 1-kuune, see tähendab siis 79. aasta aprillis. Nii et mina olin siis 3-kuune. Sa oled 3-kuune siis või? Ahah, näed, ma ei teadnudki. Sinu abikaasa oli helilooja. Kuidas sa oma abikaasaga tutvusid? Marju Kuut ja Maria Aare olid 2 niisugust enam-vähem üheealist toredat lauljannat, kes palju Eesti Raadios uusi laule laulsid ja kellele ma ka eriti Maria Aarele tõlkisin päris mitmeid laule. Siis raadiomajas oli honoraripäev, minu meelest võis see 10. kuupäev olla, oli pikk saba seal, kõik seisid trepist alla seal raamatupidamises ja Marje tuli minu juurde ja ütles, et ma tutvustan sind heliloojaga, kes on sinu tekstile just laulu kirjutanud. Ja Raimo see oligi, ma olin tema häält kuulnud, tegi nii-öelda haltuurat, töötas Köpis ehk keskööprogrammis tudengina juba, aga tal oli niisugune madal hääl ja susiseva või pehme essiga. Ma arvasin, et see Raimo Kangro on eakas inimene. Aga siis tuli välja, et minust 2 aastat noorem hoopistükkis ja ta oli just siis lõpetamas konservatooriumi ja siis Raimo leidis ka kohe ühe stuudio, kus ta siis mängis selle sama minu tekstile tehtud laulu ette ja Marje siis püüdis laulda kah ja nii, et see oli nagu esiettekanne sedasi. Ma olin üllatunud, sest see luuletus oli võetud noorusest ja noorus oli kogemata trükkinud ära, mul oli 2 luuletust seal järjest, nad olid trükkinud 2 luuletust ilma 3 punktita vahepeal, tähendab pealkirjata luuletused, aga Raimo oli ära tabanud, et see teine ei ole, on teine luuletus, nii et ma tegin talle komplimendi, et ta ilusti selle ära tundis. Ja mõistab luulet küll, jah. Raimo lõpetas siis parasti konservatooriumi, mina olin ülikooli lõpetanud juba ja pärast seda võeti ta kohe sõjaväkke. Raimo tegi diplomi tööks, tegi siiski flöödikontserdi, algul ta tahtis teha ooperit. See oli Kulna Süvalepa libretole Imelugu Boccaccio ainetel. Aga miskipärast ooperi ettekanne ja kõik on muidugi väga keeruline, aga flöödikontserti tegi ta Jaan Õunale ettekandmiseks ja vist Samuel Saulus mängis ka seda. Ja siis ta võeti läks ära sõjaväkke ja niisugune lugu, et kogunisti Läti, Priekule, Vainode, see kant oli, kus olid raketiväeosad ja ta oli ikka päris hirmul, sest et ta ütles, lapiga õõrusid neid rakette ja kes olid kauem olnud seal, nendel olid juba hambad lahti ja juuksed tulid lahti ja täiesti niisugune, on näha, et seal on kiirgust, keegi ei mõõtnud seda kiirgust ja siis muidugi Padinal panin Räätsa juurde ja Eino Tamberg, kelle juures Raimo lõpetas ja Rääts oli tema esimene õppejõud konservatooriumis, et nad siis teeksid kirja, et ta pääseks erialale, et inimene on lõpetanud konservatooriumi heliloojana ja nüüd nühib seal neid lapiga rakette, aga mõjus ilmselt Irdi kiri. Kaarel Ird oli juusis, ta oli niisugune rohkem mõjuv selles ringkonnas, kuna see sama Imelugu tuli ette kandmisele Vanemuisel, siis Raimo pidi seda kirjutama veel, tähendab ta orkestreeris, mina käisin tal külas, siis ma tulin nüüd suurte patakatega, klaviiridega ja partituuridega kõik tagasi ja siis ta viidi üle Leedusse. Seal jäi linna.
ja sai orkestrisse muidugi kõva mõnitamisega seal niimoodi, et umbes, et kui sa oled helilooja, siis palun anti pajaan pihku ja öeldi, et noh, igrai sojava baha tam tagada ja Raimo palus ruttur saada mulle Bachi mingeid noote. Käisin noodipoes jälle otsimas. Kusjuures tema see sõjaväkke võtmine oli umbes sama kui minu Arteki karjäär, et tema oli kah, et tal oli esimesel nädalal kohe kinos käik, et siis kogu selle rühmaga tulid kinost välja, nagu ikka paneb suitsu põlema ja tuleb käed taskus, jalutab oma sinna öömaja poole, eks ole, kasarmu poole ja siis tuli välja ka, et marssides kõik koos pidid tulema. Ja tema sai selle eest muidugi, mida mina Artekis sain ainult hingehaavu, aga tema pidi siis neid kempse küürima nädal aega selle tõttu, et ta käed taskus kinost koju tuli. Jah, ja siis oli nõnda, et hakkas juba Maarja endast märku andma ja siis ma olin niisugune uljas, aga perekonnad ajasid, et nüüd on ikka vaja, et ikkagi abielluda ja ametlikult lapsel peab ikka isa olema ja siis Raimo rääkiski oma väeosas seal ära, nii et ma sõitsin siis Šiauliaisse. Ja mis mulle meeldis see, et ta sai siis nagu 3 vaba päeva seal niimoodi või vähemalt 3 või isegi nädal lubati. Ja kõige toredam oli see, et siis selgus, et samal päeval, et registreerimine, et et tulete oma tunnistajatega siis sinna ja meil vajusid suud lahti, sest Eestis ei olnud mingit abielu registreerimistel, mingit tunnistajaid vaja. Aga vot nendel ikkagi katoliiklikud kombed nähtavasti ja meil muidugi jumala võõras rinn, ühtegi kedagi pole võtta, siis läksime, vaatasime tänaval umbes nagu filmis, et kas võtame selle või selle ja ega igaüks ei ole ju nõus ka Vene sõdurile nüüd tunnistajaks tulema sinna abielu registreerimisele. Siis Raimol tuli meelde, et nende ohvitseride majas, kus ta siis trummi lõi, et seal on ehk mõni inimene ja siis tuligi, et sealne garderoobitädi ja siis mingi lauluringi juhatajanna tulid siis meile tunnistajateks sinna ja garderoobitädi oli veel prillid maha unustanud, siis tuli talle näpuga näidata, kuhu tuleb kirjutada ja aga no siis läksime ilusasti pärast seda. Raimo ostis mulle gladioolid tänaval. Ma olin kaasa saanud, ma ei tea kus kohast, mingi Beefeateri, kas see on nüüd džinn või eks ole džinn vist, jah, mitte viski ja ega ma ise veel sedapsi ka, ega ma polnudki sest huvitatud. Ei, tegin tühjaks ja viskasin ära. Ei, see pulmapidu oli nõnda, et selles pilliharjutamise ruumis oli siis katsid poisid aknad tekkidega ja siis tõime kaasa selle Beefeateri ja meil mingi aboluvints ja mingi tort oli meil ka. Siniste lilledega mingi siukene, aga me ei teadnud vene kombeid, kuna oli ainult 2 klaasi, siis sai sinna need joogid sisse valatud ja 2 esimest tegid tühjaks ja oligi nii et teeklaasist rohkem jäigi ühe korra saigi veel valada, sest et pooled jäid ilma täiesti, nii et pimedas mingis orkestriprooviruumis sõlmitud abielu kestis ikka 27,5 aastat või tähendab ühe inimese surmani, aga on ka selliseid pruutlooride ja 10 000 maksvaid pulmi, mis ei jää püsima, eks ole. Kõik sõltub algsest materjalist. Just nimelt. Töötlusest siiski ka edaspidi. Loomingulisel pinnal on sinu jaoks üks väga tähtis inimene olnud Edgar Valter. Jaa. Selle toreda raamatu illustreerija. See oli esimene, mille ta mulle illustreeris. Aga sinu esimene kokkupuude temaga ei olnud isiklik, vaid kaudne aastal 1960. Sa mõtled Kalle Blomqvisti raamatut? Jah. Ja see oli mulle tõepoolest niisugune, see oli
tõeline elamus ikka, see oli, ma isegi mäletan, ema ostis selle mulle laulupeo ajal raamatuletist. Ema oli ju suur laulupeo fanatt, olin temaga koos alati kaasas. Ja see laulupidu läks mulle puhtalt Kalle Blomqvisti peale, sest et ma hakkasin natuke vaatama ja ma ei saanud teda pooleli jätta, nii et see oli täiesti eriline elamus ja kõik need Eva-Lotta suurte pikad jalad ja põlvesilmad, niisugused, nad on siiamaani, nad on ikka nii hästi joonistatud. Valter joonistas lapsi ikka eriliselt hästi. Ja siis, kui sul hakkasid endal lasteraamatud olema, siis otsisid teda nagu esimese asjana. Võib-olla on väga vanad kogenud haid teadsid, et saab valida endale kunstnikku. Tähendab, sa viisid käsikirja ära, siis öeldi su üks aasta seisis või niimoodi loeti kõik need 40 luuletust läbi aasta jooksul ja siis öeldi, et teeme lepingu ja et on antud kunstniku kätte ja siis see kunstnik oli nagu kirjastuse poolt. Keegi ei öelnud, et ma võiksin valida. Ma oleks kohe valinud Valteri võib-olla, aga ega mul on siiski vedanud kunstnikega ka, ütleme, Enno Käo ja Ülle Meister ja Tammsaar tegi selle raamatu pildid, Neitsi-Maarja raamatu pildid, mis on lahedad ja väikad ja Vender tegi päris palju. Nüüd ma vaatasin, eriti kui tänapäev pandi kokku need Venderi piltidega asjad, on väga hästi joonistatud ka. Aga selle raamatuga on nõnda, et see on nagu väike valikkogu ja ma kujutasin ette, et miks ei võiks Edgar Valter selle pildid teha. Oma lapsed olid ka tema fännid omal ajal. Mõelda see suur maalritöö ja Ellen Niidu paljud asjad, Krõll ja Sipsikud, Naksid, Rallid, kõik on ju Valteri välja. Et lapsed ütlesid, et ema, et ikka Valter. Kas nüüd nii väga, aga igatahes ma mäletan seda hetke, kui me tulime kirkega, ilmselt oli muusikakooli päev, me tulime mööda Vabaduse tookord Võiduväljakut ja Edgar Valter tuli vastu, me teretasime ja siis ma astusin ta juurde, võtsin südame rindu ja küsisin, et kas te ei teeks mul niisugust väikest valikkogu pilte ja Edgar vastas, aga ma ei oska ju midagi. Ma ei kõlba ju enam kuskil ja mul vajus suulat, et ei, ma väga tahaks ja et kas saaks ja kui kirjastus tahab või kuidagi niimoodi ütles ta mulle. Ja siis läksime edasi ja mõtlesin, et kuidagi jäi nagu õhku see asi ja Kirke küsib, et kes see oli siis? Mõtlesin, et see oli Edgar Valter. Mis asja? Jookse juttu järele, ütle talle, et ta on maailma parim kunstnik, et kuidas ta nii ütles. Ja siin on väga head pildid sees. Ma olen neid pilte muidu originaale näinud hiljem. Nad on läinud rändama oksjoni keskkondadesse ja neid on nagu müüdud ükshaaval laiali, nii et nad on nagu mööda ilma laiali. See originaal näiteks on minul olemas. Tõesti, jah. Tammer raamat andis välja Pärg on Pärg. Külli Lepik, Edgari kasutütar, tegi oksjoni või Pärnust tehti oksjon Neitsi-maalidest. Ja siis selleks, et nad jääksid kuidagi alles, siis sai koostatud niisugune väike valimik, kuhu siis nagu illustratsioonideks olid need samad maalid, nii et nad selle Pärg on Pärg, selle kogumiku kaante vahele jäid siis need pildid. See oli mu elu esimene ja ainuke oksjon, kus ma olen käinud, see oli päris põnev. Jah, natuke ale ikka ka. Vaat see oligi see oksjoni värk. Kus müüdi Edgari kunsti? Jaa. Aga see oli kaval mõte, et raamat teha enne ära, et kõik need pildid on seal raamatus. Üheksakümnendate alguses kolis Edgar Valter kuhugi maale kaugele Eesti teise otsa Urvastesse. Siis teil sigines kuidagi kirjavahetus selline tihedam usalduslikum. Ja laps hakkas ilmunud 1994 ja siis kevadel ja et ma kujutasin mõnede kohtade peal ette just, et seal peaksid olema Etsi pildid ja Ets seda tegi. Meie sidepidamine, see võib olla päris naljakas mõelda, käis kirjavahetuse teel. Telefone ei olnud ei mul, me saime Ruilasse raamatukoguga paralleeli, raamatukogu juhataja oli väga jutukas, nii et päeva ajal nagu ei tulnud hästi sellest helistamisest välja. Ja Ets sai siis hiljem mobiili, mis hakkas tööle, kui ta mingisuguse kõrge mäe otsa kuskile ronis, et lihtsalt mobiililevi ei olnud kah seal
Näed, seda kirjad olid kõik niimoodi täis soditud. Ahah, kritseldusi täis. Ja, no, nii vahvad. Naksab savast. Jah, isegi kui masinaga kirjutas, näed, siis ka ikkagi pidi täis sodima. Iga kunstnik peab joonistama kogu aeg. Jah, käsi käis. 97 veel. Tead sa üldse ta nii harva, kui ta kirjutas seda kuupäevi juurde. Et umbes nagu 97 on kirjutanud miski. Aga mis maaplaan see on? Kas on see Pöörismäe nüüd või? Ja, tal on niisugused. Siin peaks olema autotee, on ta kirjutanud. Et kord ta kirjutas, et sa ütlesid, et sul kukkus puu telefoniliinile ja siis ta ütles, et oleks tal ka nii, et see tähendaks, et tal on telefon. Ja. Temal olid rasked ajad ja eks minul on etsi kirjad alles. Külli Lepik ütles, et vist minu kirjad vist sõi tiired ära, nii et kahju küll, aga et oleks ka huvitav näha. Minul oli ka raske aeg, sellepärast, et Pikri pankrotiga hakkasin heale lapsele uut väljaandjat otsima. Käsikirju leidsid prügikastidest üles? Ja siis, kui Eesti Raamat lõpetas oma lastekirjanduse väljaandmise ja Tiri Tamm veel ei olnud vist alustanud, nad ikka viskasid minema palju käsikirju. Minu sekretär Sirje Saimre ütles, et Barbara ja Suvekoerad, mis mul pidi kohe ilmuma, etsi pildid, et lähevad prügikasti. Ja siis ma läksin ruttu järele. Käsikiri oli mul endal. Muusikafond parajasti oli seal ärilise mõtlemisega uus muusikafondi juhataja. Tema leidis, et nendele ei paberit üle ja nad peavad selle ära kulutama ja nüüd mis teha, et kas mul ei ole mõnda käsikirja. Mul tuli kohe, et oi, mul on raamat. Ta andis selle välja, aga siis muidugi Eesti Raamat tahtis kohe raha ikka saada ka etsi piltide eest, nii et aga mitte väga suurt vist. Ja see oli seda suurem üllatus, et prügikastist läks ta ikkagi, tuli see kas ta oligi füüsiliselt prügikastis? Ei, lihtsalt äraviskamise hunnikud olid seal. Ma arvan, et üht-teist vist visatigi ära. See oli kurb aeg. Selline kuulus raamat nagu Pokuraamat, mis on nüüd, eks ole, kogu see Pokkude maailm on sealt alguse saanud ja hulk raamatuid ja Pokumaa ja isegi selle väljaandmisega oli täiesti suured raskused olid Edgaril. No Ets mulle kirjutas, et ta kuulutuse kaudu otsis kirjastajat. Ulvi postkaart oli siis kirjastus, nii et andis ikkagi selle välja riski peale. Ja ma mäletan seda, kuidas nii mõnigi inimene ütles, et nüüd läheb see kirjastus kohe põhja, et arvati ikka, et ainult Mikki Hiir jääb ja mis see on ikka imelik aeg olnud. Mina olin nagu mingisugune naiivne, ma ei tea, mingi Aita või Leili või tead, niisugune Andres Saalikuju, mingi rahvusromantiline. Ma ütlesin, et nii Eesti Raamatud saavad, et meil oli ikka korralik kirjandus ka Eesti ajal ja Nõukogude ajal ja need üksikud, need keisrikantaadid, nad pidid olema, aga lastekirjandus hea. Ja näed, mul oli õigus, näed, nüüd on lasteraamatuid ilmub nii, et ei jõua neid osta ega lugedagi ja korralikus väljaandes ja noored pääsevad nii varakult löögile. Sest et minu esimene raamat pidi ilmuma siis, kui Maarja sünniks ma lootsin. Maarja sündis 73 detsember ja ma panin ta 72 kokku, aga ta oli juba paari aastane, kui see välja tuli. Enne seda jõudis üks kunstiraamat ette. See Koera elu oli mul tegelikult kõige esimene lasteraamat. Eluaeg koeri armastanud ja lastele teha niisugune. Maarjast rääkides, siis see nimi on sul ühe raamatu pealkirjas. See on suurepärane raamat. See on ka täiskasvanul huvitav lugeda ja isegi mehel huvitav lugeda, ehkki siin tegutsevad peamiselt naised, tüdrukud siis. Siin üks 16-aastane Maarja. Sinu enda Maarja oli siis 7-aastane umbes, kui see raamat ilmus. Kirjutamise ajal oli ta umbes 5 või 6 ja nemad kirkega tagusid vastu uust, kui ma lõpetasin seda käsikirja, et ema juua siia. See nimi mulle meeldib, eluaeg on meeldinud. Aga mis andis impulsi selle jaoks? See on nagu selline matk läbi Eesti, kus juures siin on väga palju kirjandust, filoloogiat, luulet. See oleks nagu sinu lugu, ainult et sa olid siis juba suur inimene, aga see Maarja, siin on laps.
vaata tol ajal olud nii ruttu ei muutunud. No ütleme, mingi mood võis tulla, et spiraalseelikut siis ei olnud, kui ma keskkoolis olin, vaid siis olid veel laiad tärgeldatud alusseelikuga kleidid. Ta oli natukene vabam aeg ikkagi, võis ka, ei pidanud kirjutama niisugust väga punast asja ja võis juba kergelt niisuguse irooniat ja huumorit kasutada ja nii palju huvitavaid tegelasi. Päris palju on oma mälestuste põhjalt. Siis kui Sanne Epitiam koolistes korjas õpilastelt tikudoose väljaitega proovide jaoks, et meil oligi üks poiss, kes müüs oma koera junne tikudoosis, ma ei mäleta, 20 kopikat või midagi niimoodi. Ja kõik peenemad tüdrukud, kellel oli fui, need ostsid seda ja pärast oli siis niisugune jama, et mingisugused nookussid või mis neil avastati kõigil. Nendel, kes ostsid seda 20 kopika eest said siis tikudoosi mehikesega. Nii et sellel poisil oli see lugu meeles, need koerad me veel võtsime koos selle poisiga. Minul oli Härra, temal oli Aalberg ja ta on nüüd väga soliidne härrasmees ja väga suure pere isa ja vanaisa, aga ta mäletas seda. Nii et minu ümber on palju naljakaid asju juhtunud, ma olen mõelnud, et need tuleb ikka kirja panna, et sellel aastal ilmus hästi vähe raamatuid ja Neitsi Maarja 4 päeva oli ainuke raamat, mis siis esitati nii-öelda Smuuli preemia saamiseks ja sellel aastal ei antud seda preemiat välja. Miks? Ma ei tea, komisjonis olid Jaaksoo, Mallene, Langemets, üks ütleb, et teine ei andnud ja ma ei tea, kes siis. Ja ma ei olnud nomenklatuurne, pärast oli kahju küll, Jaaksoo mulle seda rääkis, et see oli esitatud. Aga vene keeles ilmus ta, Muravini tõlkis, Muravin on oma raamatut sellest kirjutanud, alates juba sellest, et Neitsi Maarja, et see on religioosna ja tuli lihtsalt Maarja 4 päeva, aga mis sealt kõik välja viisati ja mille eest me veel seisime, nii et lõpuks Muravin kaitses seda raamatut Lenini tsitaatidega. Kas sa Mihkel Muti mälestus oled lugenud? Ei ole. Ma loen sulle nüüd ühe põneva lõigu sinust. Esimest korda nägin Leelo Tungalt ja Raimo Kangrot, kes olid Jaaksoo head tuttavad. Leelot nähes meenus mulle Mati Miiluse kunagine kommentaar. Eestis on 3 küünikut, keda mina tean. Need on Toomas Skall, Jüri Adams ja Leelo Tungal. Tsitaadi lõpp. See näitab, et Matil ei puudunud vastupidiselt sellele, mida vahel arvatakse, analüütiline mõtlemine. Aga mis padu küünik Leelo ikka oli, muidu ripsme välgutaja, kes süütu näoga mõne torke tegi. Aita nüüd palun selle lõigu dešifreerimisel. Mati kippus ülbitsema, tead sa, ja mida ma ei kannata alati matslikkust ja ülbitsemist ja kui miski pärast tal oli veel tol ajal nagu raha või ma ei tea, või kuidagi nagu tuli hästi üleolevalt käituma mõnedega, minuga mitte küll. Üks vemp oli küll selline, et me olime kõik kohvikus ja Mati tahtis kogu aeg kuulsustega tuttavaks saada ja kord oli Johnny B. vend, Ain oli tol ajal küberneetika, ma ei tea, kas ta aspirant oli tipi juures või, nii et teda oli harva näha ja soliidne poiss oli ja tuli ülikooli kohvikusse ja Mati jälle minu juurde, kuule, ütle, kes see on. Hiljuti oli rääkinud, et ainuke, keda ta veel ei tunne, on Mats Straat, siis ma ütlesin, et see on Mats Straat. Ja kuule, tee tuttavaks, tead. Ma ütlesin, et küsi Johnny käest, kas Johnny on nõus või Johnny ütleb, las teeb pudelveini, siis teeme tuttavaks. Ma räägin Matile, et tuleb pudelveini teha, siis me tutvustan sind selle Matsiga. Ma viilus ruttu puhvetisse, tuleb mingi selle, mis nad olid, need Alžeeria veinid, kõrveliiv põhjas, toob laua peale. Ja siis muidugi Ain algul ei tahtnud, ütles, et ma ikka reaalala tudeng ikka ei, mis pagan ja pärast oli nõus elasuurgasse siis mida, Mats, mida sa hakkad Eevald Okkast ja Mats, mida sa seda? Ja enamuse küsimuse peale vastas Mats, pask ja midagi. Ja Mati läks üha elama. Sa tead teda niimoodi elevile ja iga asja peale ja siis jutt jäi pooleli ja ma ei tea, vist ma aiman, et Ain võis veel ühe veini välja sealt pressidest raha, tal miskipärast oli seal Miilusel, ma ei tea.
kuigi kunstiasju ta lunis ilma rahata ja läkski lõpuks päris ilusasti selle asi nagu liikuma, aga siis järgmine päev tuleb, tead sa mis, ma lähen nüüd ülehomme Tallinna ja ma lähen Matsile külla. Ma ütlesin, et issand jumal, et kas sa tead, kus ta elab? Ei, no ma unustasin küsida, ma saan Kirjanike Liidust aadressi. aga enne seda vist see veel lõppes vaene Mats, oleks ära kohkunud küll, kui tuleb keegi, et te pole teie, et ma tunnen Matsi juba, eks ole. Aga siis sattusid teised ka, võtsid eeskuju ja vist Remsu tahtis seal ühte Marika Miklit, kes Klaasimann oli ta nimi tollal, Marika Klaas, Vikerkaar, üks toimetajatest, et tahtis teda Viivi Luigena tutvustada, aga siis tuli välja ja siis keegi lobises välja seal, et ei ole nii, et see Matsi asi ja vot selle peale ta muidugi leidis, et ma olen kõige hirmsam küünik, aga no ise ta noris muhku, no mis seal ikka. Sul on 3 tütart, Anna Magdalena, kes on filoloog ja tõlkija, siis on Maarja, kes on luuletaja ja ka tõlkija, ja Kirke, kes on kunstnik ja skulptor. Kõik on sellised kultuurialad. Ei ole finantsist. Sa oled ju ikka vihjanud neile kunagi, et ega rikkaks nii ei saa? No ei ole vihjanud, nad on ise aru saanud, taibanud seda. Siin pole vaja vihjata midagi, aga kõht on täis, puhas riie seljas, no mis sa hing veel tahab. Eks igal alal ole omad õnned ja õnnetused, nii et tuleme, saame hakkama. Eks muidugi võiks olla küll, jah, tõesti niisugune üks raamatupidaja perekonnas või nojah, või isegi pearaamatupidaja, nagu Marx oli kunagi. Ausalt öeldes jah, Maarja puhul, kuna tal oli nagu absoluutse kuulmise poolne asi ja ta läks alguses pärast Nõmme laste muusikakooli lõpetamist klaveris, läks sinna muusikakeskkooli koorijuhtimist õppima, aga talle kui Kirke läks humanitaargümnaasiumisse sisseastumiskatsetele, siis läks salaja kaasa ja nii et Kirke ei läinud humanitaargümnaasiumisse ja Maarja ise läks ja leidis, et temast tipppianist või tippkoorijuhti ei tule ja vabandust, et ma nii ütlen, higiste võimlejate klaverisaatjaks ta ka ei taha saada, nii et niisugune otsus ja nii et tal on keelte peale ka kõvasti väga hea vaist. Aastaringis on üks päev, kus luuletaja peab ennast kas või lõhki rebestama, et kõigi soovidele vastu tulla. Kas sa luputad välja, mis päevast ma räägin? Kuule, minul on neid 360, missugune päev ei ole. Emakeelepäev ikka. Emakeelepäev on muidugi. Ei, see ei ole päev, see on nädal või emakeele kuu. Mul on ka olnud niimoodi, et tõesti, et iga jumala nädalapäev ja samal ajal helistab sulle, et olen selle kooli huvijuht, et mul tuli täna hea mõte, et homme emakeelepäevaks tulge meile kooli. Homme, eks ole, täna tuli mõte ja ma ütlen läpsukene, et mul on juba need ajad juba nagu pool aastat ees, ta ei saa, kuidas siis, temal tuli mõte ja nüüd ei saa seda. Et võiks nagu ühendada pitsataksodega seda asja, et siis tuleks ühtasi kirjanik koos pitsataksoga. Kui natuke saab puhata, kui saad natuke tööd teha ja kirjutada, vaata, siis on jälle tore käia. Aga kui sa ei ole mitte midagi ise kirjutanud, vaata, siis tuleb see niisugune, noh, ma arvan, et sa tead ka, mis tunne see on. See on see, et äng tuleb peale, et mul on vaja nagu omaette olemist ja siis tahaks, siis läheb iseenesest kuidagi. Sellega ma olen nõus, et 90% on ikkagi väga head esinemised, aga nendest ma praegu juttu ei tahaks teha. Ma tean, et sul on ka väga palju kogemusi esinemistega, mis on olnud grotesksed. See oli just emakeelepäev ja terve kool oli aulasse aetud
1. 9. klassini ja see võimlemine, mis seal käis, sest sa näed, et pisikesed, mida sa nendele räägid ja mida sa räägid 15-aastasele, see on nii erinev, aga no lõpuks kõik läks väga ilusasti ja ma kukal oli märk, ütlesin, et taevakene. Ja siis oli nii, et viimases reas 9. klassi, ma arvan, või 8. klassi poisid, no kõik plaksutasid ja need plaksutasid siis sedasi, noh, kõva. Ja siis kargas püsti üks kaunis blond, veidi üle keskea daam ja karjus kõik püsti ja nüüd seisate 10 minutit liikumatult. Mina seisan, kuidas te käitute? Mina seisan ka seal, mõtlen, kas ma pean ka 10 minutit nüüd ootama seal. Ja väiksed, suured, 10 minutit seisavad. Ja mille eest ma olen ise õpetanud 9. klassi, ma tean, nad ei saa ju armsasti, nad peavad natuke mehemoodi käituma, no sest mis see siis on. Ja siis passingi natuke aega, hakkasin nagu külge ees ära minema ja siis tulid 2 väikest tüdrukut 1. reast ja siis seis, kuhu te lähete, karjuti neile. Meil kästi kirjanikule lilled anda. No võite anda ja siis lähen. Need annavad lilled ära ja ma ei tea kellelegi head aega ka öelda, sest kõik jäävad seisma siin. Läksingi külge ees välja ja siis tuli vastu üks õpetaja koridoris, näen, tal on 1-2 kroonised käes ja ma mõtlen, issand, kas tuleb nüüd maksma, et tavaliselt ei maksta minule. Ta ei tea seda siis või ta ütleb ei, et kas ma ei taha, et praegu on neil soodus padjapüüre soodus 1 ja 2 krooniga müügil, kas ma ei taha neid osta. Minema siit, ei, ütlesin ma kõvasti ja läksin ära. Nurk mõtlesin, et kas nüüd pannakse nurka, et ma padjapüüri ei tahtnud, aga ei pandud, sain tulema. Ükskord sa rääkisid juhtumid, kus lasti ka esineda. Esinesid ära ja see kuskil kaugel Eesti teises otsas. Ja siis hakkasid huvi tundma, kuidas Tallinnasse tagasi saab. Et mulle meelega ei öeldud, et poiss käib nii harva, et ma saan enam-vähem ööseks koju jätta umbes. Ja ei, no selliseid asju on ka juhtunud, aga noh, eks need on need niisugused sõjakavalused, et noh. Ise olid ka sõjakaval, ütlesid, et 20 või tund aega räägime koolimaja taga juttu, aga näed, siin te nüüd olete. Ja tassi mu seal täna kinkida ei ole pastakaga selle tänuks. Arvatakse, et me palju joome ilmselt ja mitmest kruusist. Et need on kohvitassid ja mitte viinapitsid. Aga nüüd ongi läbi. Aitäh sulle! Oi, aitäh! Oli kuidagi huvitav.